Hei kaksikud, tere! Nii, vaatame siis, mis toimub sinu suhtes ja millised energiat sind ümbritsevad selles kuus või praegusel ajal. Kuna iganes sa juhtud seda videot nägema, võta, mis resoneerub ja jäta, mis mitte. Kõigepealt siis, mis toimub ja millised energiat sind ümbritsevad. Okei. Nagu huvitav whale song, see on siis vaalamuusika. Ja mida minule kõige rohkem see energia siit kõnetab on see, et võib-olla sa oled enda emotsioonidesse mõnusalt sisse sukeldunud ja võib-olla nagu sellise kaitsemulli endale ümber isegi loonud. Siit vaatan natukene edasi, mis sõnumit on siit lisaks sulle öelda, millised energiat ümbritsevad ja mis toimub, siis ma saan paremat aimu natukene resoneeruda. Okei. No ja, siin on siis niisugune kinnine energia. Võib-olla oled veidikene nagu mülkasse jooksnud või siis näed maailma hallimana, mida päriselt on. Et sina vaatad nagu sinna poole, kus sa oled siis mülkas ja sinu selja taga on siis selline priis ja vikerkaar ja nagu natukene nagu siis rõõmsam visioon. Aga sina vaatad jah, siis võib-olla sellisesse kinni jäänud seisakusse. Aga vaatame, mida siit veel juurde tuleb. Et jah, no ja siin on päris kindel, et võib-olla see, mis siin suhtes võib-olla hetkel on käimas, on selline vaade, kui et nagu kinnioleku tunne või vaade või selline ja selline jah, et enda mullis nagu olemine, et kõik, mis jääb väljaspoole, et siin on tegelikult pilli peal veel kujutatud ka, et see veekogu on siin all niimoodi ja see vaal on siia üles mulli sisse tulnud. Et see tegelikult, see vaal ei ole siin vee all, et ta on küll vee alt väljas, aga ta on endale ise sellise mulli loonud. Et mis tähendab, viitab ka sellele, et sa ise oled endale selle mulli loonud, et tegelikult see kõik, nagu mis sind ümbritseb, et see tegelikult on palju kergem, kui sulle tundub. Et järelikult oled sa selle ise võib-olla põhjustanud siis. Samamoodi nagu siin on ju, et siis see vikerkaar su selja taga, aga näed, nagu oleksid porilombis. Aga vaatame, mis veel siit sõnumid sulle kõnelevad, kaardid, intuitsioon, mida sa oskad siit enda jaoks lahti mõtestada. Jah, et nagu ka siin oli see vikerkaar sinu selja taga, et siis siin on nagu kõnetus selle koha pealt, et usu endasse rohkem. Proovi tuua enda pähe selline optimistlik mõttelaad, et luba rohkem intuitsioonile ennast juhatada. No aga nüüd ainult siis küll jah, sellisel tasemel, et sa nagu näed kõiges head, mitte nagu halba. Et oled väga selline müstiline inimene ja suudad tegelikult manifesteerida enda selged siis suunad tegelikult reaalsusesse. Aga suudad seda teha ainult juhul, kui siis hakkad mõtlema optimistlikumalt ja nägema enda elu ilusamana, kui ta sulle päriselt tundub.
mõnikord me lubame laskuda endal erinevatesse negatiivsetesse mõttemallidesse, kuhu võime kinni jääda, aga tea seda, et sealt on alati väljapääs. Ja kuna siin on juttu siis ikkagi suhtealastest energiatest, et siis see võib täheldada seda, et see ongi nüüd siis seotud sellega, et mis iganes tundub sulle, et suhtes oleks justkui kehvasti, siis tegelikult see on sinu mõttemaailmas kinni. Et tegelikult sa oled ennast ära eraldanud lihtsalt millestki väga ilusast, mis võiks olla imeline ja täis väga palju sügavaid tundeid, emotsioone. Aga siin on selline tugev selline ja kiirete muutuste kaart, ja viitab siis sellele, et ta räägib põhimõtteliselt sellest, et on siis kiired tähtsad saavutused ees ootamas, kui sa arvatavasti, kui sa suudad ennast häälestada siis optimistlikele mõtetele ja ka enesedistsipliin ja eneseteostus saavad paraneda ja ka siis et seda siis näevad ka teised inimesed, et siit ma ütleks, et see kaart tuli ainult sellepärast, et arvatavasti kuna sa saatsid selle sõnumi, mida sa tegema peaksid, siis need muutused saavad toimuda väga kiirelt. Et mõnikord meil ongi vaja seda intuitsiooni sõnumit endale meelde tuletamaks. Et näiteks ma toon näite, et kui sa mõtled, et mis see intuitsioon siis täpsemalt on, intuitsioon ongi see, et sa tuled teadlikkusega siia vaatlema, mida ma siit sulle kõnelen. Et kui sa juba jõudsid siia teekonna, siis arvatavasti intuitsioon juhatas sind siiani, et järelikult sa saad siit väga olulise sõnumi. Et nii lihtne see tegelikult ongi. Ja vaatame siis, mida ka tarokaardid räägivad. Et kõigepealt vaatame siis, kuidas teine inimene tunneb sinu osas praegu. Okei. Ja Emperori kaart. Ta võib tunda sinu osas, et sa oled liiga karm, tuline, võib-olla kohati isegi, ma ütlen, et ta võib isegi tunda, et su päiksepõimik võib-olla reageerib üle võlli, mis võib tähendada seda näiteks, et sa töötad üle või siis suunad enda energia kuhugile eemale. Kindla peale see viitab sellist karmi olekut, et võib-olla siit soovitaksin luua nagu tasakaalu, sest et siit on nagu hästi tugev kontrast, et on samas nagu hästi karm, tuline ja nagu tugev energia ja siis on hästi habras, kinni sulgunud, emotsionaalne pall. Et siit selline meistritasand on siis see, kui me suudame selle tasakaalu luua siin nende kahe vahel, et mõlemad on hästi tugevad, et kohe on aru saada, et siin tuleb leida tasakaal. Ja vaatame siis, mida teine pool sinust mõtleb. Mida mõtleb sinust teine pool. Ja, et siin ilmselgelt on näha ja aru saada, et ta näeb, et sa oled raskustes, et oled väga kaitsvas positsioonis tihtipeale. Sa võid olla teravakeelne ja
ja sind võib ümbritseda kohati selline tume energia vahetevahel, sest et jah, just oled nagu sulgunud iseendasse sellepärast ainult, et tegelikult oleks oluline siinkohal just avada ennast teisele poolele ja rääkida, mida sa päriselt tunned, et kuna siin on hästi tugevalt 2 sellist kaarti, mis viitavad sellele, siis see on nagu jah, midagi, mida sa peaksid tegema. Et siinkohal isegi põsed hakkavad ähetama, sest et see on nagu üsna tugev selline emotsionaalne energia, millest tuleb lihtsalt ennast lahti lõigata. Et lihtsalt usaldada rohkem teist poolt, usaldada rohkem iseennast ja lihtsalt võtta tõesti see optimistlik ja rõõmsameelsem positsioon, nagu see vikerkaar siin selja taga. Ja lihtsalt lõhu see mull lahti ja luba endal kukkuda sellesse armastusookeani, et lihtsalt rohkem usaldada. Mis talle sinu juures kõige rohkem meeldib? Vaatame siis, mis talle meeldib sinu juures kõige rohkem. Mis talle meeldib sinu juures kõige rohkem? Okei. Jaa. Et siit ta tegelikult näeb seda, et sa oled väga rikkalik ja väga kirglik ja väga sensuaalne ja väga armastusväärne ja kiire energiaga inimene, kes võib saavutada väga paljut. Ja ta näeb seda, et kõike sinus. Ta näeb, et sa suudad saavutada enda visioone, mida sa ette võtad ja jah, et luua siis need sellesse reaalsesse maailma. Ja talle meeldib see tegelikult sinu juures, et sa teaksid. Ja kindlasti talle meeldib ka sinu tugev kirglikkus. Absoluutselt kõik, mis nagu seondub sellega, nii tema suhtes kui ka see, kuidas sa kirglikult toimetad enda tegemistes. Et jah, seda ta nagu näeb. Ja mis on siis see, mis talle nagu sinu juures võib-olla kohati ei meeldi? Ja nagu siin eespool sai mainitud selle ületöötamise osas, siis võib juhtuda, et see ületöötamine on just see, mis on nagu võib-olla tekitab seda tasakaalutust. Et võib-olla selline ebaküpsus võib sellega nagu kaasneda, et ei leia seda tasakaalu, et oleme küpsed, kui me leiame selle kuldse kesktee kõige suhtes, millega me tegeleme, arvestades siis enda partneriga. Ja võib-olla selline, mis talle ei meeldi, et just niisugune et suletud olek, et siit on jällegi näha, et istud üksinda puu otsas, tegeled enda asjadega ja visioon on siis et materiaalne küllus ja oled nagu siis nagu näiliselt näed nagu, et oled rahul, et siit see kinnine olek ka siis jälle, et ava ennast, tule sealt puu otsast alla ja väljenda, mida sa tegelikult tunned. Ja mis talle siis sinuga suhtluses kõige rohkem meeldib teisele poolele? Kõige rohkem meeldib tugevus, jõud. Jah, et okei, siin esialgne kaart oli siis hästi võimsad kaardid, et näidata siin siis see empeeror, kes on nagu hästi tugev, võimas, karmi käega, karmide sõnadega, karmide tegudega, aga samas väga õiglane inimene, siis talle väga meeldib just see tugev külg selles kõiges. Et see tugevus, et ta kindlasti nagu näeb seda kõike, mida sa oled pingutanud või saavutanud,
aga me kõik teame, et see tugevus tegelikult ei tule kunagi läbi sulgede, on ju. Et aga ta näeb seda tugevust ja ta väga hindab seda kõrgelt. Et sa teaksid, kui ta isegi seda pole sulle öelnud, siis see niimoodi on. Et selle üle ta on nagu väga tänulik. Ja mis talle selles suhtes ei meeldi väga eriti, ja siin on, ma tajun sellist andestamise nooti, et siis sellised emotsionaalsed tajud, et võib-olla on midagi kunagi olnud teil omavahel sellist, et on oluline andestada. Et võib-olla sinul on just, et raske olla andestav inimene ja talle nagu see ei meeldi, et sa ei suuda andestada millegi suhtes. Et siin jah, see nagu ära kõndimine. Ja kui nüüd mõelda, et see terava keelsus, et miks ta siin siis seondub selle kaardiga ka siin, et võib-olla ongi see, et sulle meeldib tihtipeale lahendada olukordasid selliselt, et sa oled kaitsepositsioonis, sa ütled midagi teravat, sest et sul on liiga tehtud. Kui sa vähemalt tunned niimoodi, siis tegelikult on oluline andestada. Et siin jah, see, mis iganes see ei ole, et sellest tuleks tegelikult rääkida ja siis luua see andestamise noot, et siis tegelikult saavad ka need 2 esimest emotsiooni siin vabastuse, et see on hästi oluline. Ja nüüd kõrgemad ootused, vaatame, mis on kõrgemad ootused. Kõrgemad ootused on see, et tüli oleks lõpuks ometi läbi ja harmoonia leiaks teekonna teie eludesse. Et siin tegelikult esialgne kaart viitab ka kiiretele saavutustele ja kiiretele eesmärkidele siis suuna leidmine. Ja kuna siin teine kaart ka viitab siis seda, et soov, kõrgeim ootus ja lootus on see, et te leiaksite siis lepituse, et siis siinkohal soovitus ongi see, et võtta see asi kohe käsile ja püüa see olukord ära lahendada siis. Et ootus on see, et see sõda oleks läbi. Südamesoov on see, et see sõda oleks läbi. Ja mis on suurimad hirmud? See on ka oluline teada. Suurimad hirmud. Suurimad hirmud on see, et võib-olla te olete just hästi palju koos loonud tegelikkuses. Ja hirm on see, et võib-olla see kõik, mida te olete loonud koos, et see variiseb koost ja et sa valid olla üksinda. Et siinkohal on oluline siis valida olla koos, leida see lepitus, lahendus ja et tulla sealt pootsest alla ja teha koos asju. Et siin on näha lihtsalt, et kuidas see kaart läheb teise kaardi peale edasi. Et aga kuna siin jällegi eesotsas on see, et kiired teod, kiire suund, kiire otsus, kiire, siis siit ma tunnen, et on soovitus et võttagi sellel kuul see asi käsile ja tehagi ära. Muidu see jääbki niimoodi sinna mulli sisse lihtsalt hõljuma ja sealt mülkast välja ka ei saa. Et võtta see teema käsile. Ja vaatame siis, et milline kristallikaartide seast, milline kristall võiks teid sellel kuul toetada.
tervendaja. Näed siis, tervendaja. Kuldtervendaja, kuldsesse ajastusse. Soovite liikuda, siis tervenda see olukord ja loo harmoonia ja rahu teie suhtesse, sest et kui seda ei toimu, siis tuleb lihtsalt valida teine suund. Aga kui sa ikkagi soovi loobuda sellest, mille suhtes sul on tegelikult väga sügavad tunded, siis soovitan võtta see asi käsile. Ja võid selle kristalli koha pealt lugeda internetist. Ma ei ole ise selle kristalli osas väga informeeritud, aga guugelda ja loe, mida see sulle kõneleb, võib-olla saad sealtki uut informatsiooni lisaks. Ja kui soovid, saad selle endale ka koju kristallipoest soetada. See on sinu valik. Aga aitäh sulle kuulamast ja järgmise korrani!